Kaelase, rahvakeeli Kaelaste mõis eraldati Koongi mõisast 1665. aastal umbkaudu 4000 hektari suuruse alaga. Nii küla kui ka mõis on saanud nime ilmselt kohaliku üliku järgi, kuid selle täpsemad asjaolud pole teada. Mõis oli oma eluperioodil üsna stabiilselt vaid paari erineva perekonna käes. Neist ühed von Terfeldenid rajasid praeguse peahoone millalgi 1790. aastatel. Kirjanduse põhjal ehitati peahoone nii, et selle seinast või vahetust lähedusest voolas välja allikas peahoone taga asuvasse Paisjärve. 1905. aasta detsembri ööl ilmus mõisa hoovile maskis ratsanik. Ta lasi õhku 2 lasku ja sisenes sõnagi lausumata härraste majja. Mõne hetke pärast ta naases õuele, lasi veel 2 lasku ja kadus tuldud teed, härraste maja selja taga leekides lõõmamas. Tegu oli 1905. aasta revolutsiooni ööga, mil leidsid oma lõpusajad teised Eesti mõisad. Hoone taastati umbes 5 aastat hiljem. Kõrvalhooneid oli väidetavalt palju, kuid hetkel on neist alles lisaks peahoonele vaid valitsejamaja, laudajäänused ja veidike eemal ka mõisa meiereid. Nii peahoonest välja voolanud allikas kui ka Paisjärv on praeguseks hääbunud. Alates 1929. aastast asus mõisas kool, mis töötas järjepidevalt 86 aastat. Mõisakoolil oli pikk koorilaulu ja teatri traditsioon. Selle pargis korraldati vahest isegi Pärnu Endla teatri suvelavastusi. Peahoone müüdi 2016. aastal erakätesse, kus on see ka tänini.